Aga hiired? Mis on saanud hiirtest? Seal köögikapi põranda all on ju hiirte pesa. Või peaks ütlema, oli hiirte pesa. Koosolek, kõlas õhtul suur teadaanne hiirte maailmas. Suur probleem, kassilõhn. Kõik hiired teadsid, mida tähendab kassilõhn. Kui kassilõhn, siis on ka kass. Kui on kass, siis on surm lähedal. Seda teadis iga hiir. Nemad aga ei teadnud, et kurrunurru ei oskagi hiiri püüda. Nad ei teadnud, et kurrunurru pole hiire püüdmist mitte kunagi proovinud, sest ta oli väike kassipoeg, kui ta varjupaika viidi. Ja varjupaigas oli 100 kassi. Loomulikult polnud seal mitte ühtegi hiirt. Kui hiired tunnevad kusagil kassilõhna, teevad nad kohe koosoleku ja asuvad siis teele. Nad lähevad kassist ja kassilõhnast nii kaugele, kui jaksavad. Kassilõhn, arutasid hiired nüüd köögikapi põranda all. Aeg on jalga lasta. Terve õhtu ja öö pakkisid nad oma kola ning eriti kavalad ja osavad hiired käisid luuramas, kuhu nad peaksid edasi kolima. Siit 2 maja edasi on üks väga ilus soe köök ja seal pole üldse kassilõhna, teatasid nad. Seal on kapis suur prügikast, millel pole kaant peal ja väga palju söödavat prügi. Selge. Hommiku eel asusidki nad minema. Kurrunurru magas sel ajal köögilaua all oma vetsumaja kõrval oma tooli peal. Korra kuulis ta kolinat ja mürinat ja paotas silma. Kõige ees kõndisid kompsudega vanad hiired, siis tulid väikeste beebikärudega hiireemad. Või nägi ta seda ikkagi unes? Ta pani silmad kinni. Krrp, ütles ta vaid. See tähendab loomade keeles hüvasti.